Õlu ja lumi, libe lumi. Väga lahe, et niisugune sotsiaalset suhtlust arendab ja meeskonna vaimu loob ja emotsioon on laes. Emotsioon ürituses on see, et firma ühtsust tugevdada ja selleks selle läbi spordi. Väga hea. Saab nii-öelda kollektiiviga paremini tuttavaks ja kolleegidega ja see on niisugune värskes õhus sport. Mitte midagi ei mäleta. Väga mõnus oli, libe, nagu kelguga. Ma ei mäleta mitte midagi. Ma panin silmad kinni ja ma ei tea, mis juhtus. Oligi taktika, et ma lihtsalt kokkun ja stiilipunktid. Ma arvan, et stopperi seisma vahepeal. See on selle firmaspordi nagu tähtse tippsündmus, mille pärast me siia traditsiooniliselt tuleme kõik, valmistume ikka 3 kuud enne hakkab pihta siin asfaldi peal, loomulikult tundnud vähem, aga käruga trennid ja vedame autot ja... Aga poisid olid tuleb läbi ikka? Üks raskemaid alasid peaks ütlema. Kõik sellele eelnev on soojendus nii-öelda. Täpselt. Poisid olid läbi omadega, kui nad üles jõudsid. Meie etusaladuse. See, et meile alguses panime kohe ja strateegia panime paika alguses kohe. Kiiresti alla ja veel kiiremini ülesse. Jah, 2 poiss ees, 2 poiss taga, tüdruk istub peal. Asjad tuleb lihtsalt hoida, kiiresti alla ja veel kiiremini ülesse, rohkem ei ole midagi öelda. Väga midagi uur ei ole. Kes võitis? Meie või? Ja peaaegu. Jäime 6. Ütleme, vähe trenni on tehtud. Ega... on vähe ikka. Ei vea välja. Jah, nii ongi. Suhteliselt siuke veremaitse on suus, ega annab vajutada, et ala on julm valitud. Sõita väga julm, aga lahe, rahvas selgutab ja möll käib. Rahvas nii kõvasti karjus, et pidi võitma.
nagu selle paadi kõrvalt nagu juua ei jõua, et tuleb lihtsalt võtta haaruda ja tõmmata, et ega väga ei jäänud. Esimene sõit oli finaalil natuke nagu varem, et esimene sõit minu jaoks oli isegi väga raske, aga finaalis andsime kõik oma osa ja ühtegi nõrka lüli ei ole. Joone jooksu poolt ma arvasin, et see ei ole nagunii minu ala, sprint mulle ei sobi, aga õnnestus, vähemalt konkurent oli võrdne, selle mõttes oli huvitav. Tulemus ei olnud tähtis. Viimane ala kahtlemata oli väga huvitav. Kahjuks ei näinud seda, kas teised konkurendid hüppasid või seisid. Hüpata oli selgelt raskem kui seista, ma arvan, aga seista paraku ei õnnestunud eriti. Kohutav võistlus. Täiesti talumatu. Eriti sellisel juhul, kui veel üks vend seisab kõrval, kes ei liigu üldse. Jalg oli suude ergomeetrist päris pehme, nii et ei püsinud kaua. Mis teil selline üldine eesmärk selle võistkonnaga siin nendel Tallinna mängudel on? Põhimõtteliselt ikka hästi aega veeta. Ja, et täpselt, et koos olla ja et seda, siis meil on jälle esmaspäeval, millest koos rääkida hommikul kohvilauas ja et lihtsalt niisugust ühtekuuluvustunnet, et nii on nagu vahvam tööl käia ka. Põhiline on just see, et me nagu kollektiiviga saame tulla nädalavahetuseks välja, värskesse õhku liigutama ja ka samas aktiivselt puhkama. See motiveerib trennis käima, natukenegi liigutama, et päris niimoodi tühjalt kohalt ei tahaks tulla. Et see on nagu kaks ühes, et see on nagu tervisele on see hea ja samas ka hingele hea, et me saame kõik koos olla. Ja see ka, et me ühise eesmärgi nimel pingutame. Mõnes mõttes võib öelda ka, et kontsernina me pingutame selle nimel, et firmal tuleks paremad majandustulemused, aga see pole päris see, nagu üksikisiku tasandil on olulisem see pingutamine, mida me siin teeme kõik koos. Sport ja seltskond. Kõik koos, sport ja seltskond, see on normaalne. Korraldatud üritus tegelikult. See on päris kui hardcore sport, et nagu nina verest väljas või veri ninast väljas, et saab ka lipuga 5 kilomeetrit rahulikult ära kõndida, kui vaja on, ei pea nagu jooksma. Lihtsalt, et kõik võtaksid osa, et osavõtt on kõige tähtsam. Feeling, mõnus, Tallinnast Otepääle, väga hea, ausalt, täielik puhkus. Kõik, kes vähegi kohale tulevad, on nagu oma koha nagu ära täitnud, et ma ei tõstaks kedagi esile, et kes on parem või kes mitte. Muidugi on lahe, et kes toob nagu medalid koju, aga kokkuvõttes, et kes julgeb ennast kirja panna, julgeb võistelda, kui ta seda elu sees võib-olla, ma ei tea, kooli ajal võib-olla klassi eest on võistelnud, aga hiljem mitte kusagil ja ta tuleb siin ja võistleb, see on super.